See mees on 31-aastane Ukraina kodanik Semen Tšiglintsev. Ta on just kätte saanud kohtuotsuse Harju maakohtus. Enne veel otsuse ettelugemise lõpus hakkas mehel saalis halb ja kohtunik lubas otsust kuulata istudes. Tegemist on seksuaalkurjategijaga, kes täna süüdi mõisteti lausa 6 erinevas episoodis. Esmalt siis selles, et ta tumeveebi vahendusel jälgis lapspornot, samuti laadis ta enda arvutisse siis lapspornoga pildi ja videofaile ning lisaks oli tal siis ka 2 füüsilist kannatanut. Üks oli siis täisealine naisterahvas ja teine alaealine 11-aastane tütarlaps, et mõlemad kannatanud ta siis sai nii kaugele meelitustega, et need olid nõus saatma talle endast paljastavaid fotosid ja videosid ja kui need sellise sisuga materjal oli siis mehel olemas, siis hakkas ta kannatanuid nii-öelda manipuleerima, et juhul kui kannatanud ei ole nõus tundmatu meesterahvaga filmima seksuaalset siis tegevust, ehk siis pornovideot, siis ta need eelnevalt saadud pildid avalikustab, et see tundmatu meesterahvas oli siis tegelikkuses tema ise. Mõlemad kannatanud ta nii kaugele ka sai. Mehele mõisteti täna karistus kokkuleppe menetluses. Karistus võib-olla oli isegi arvestades kuritegude raskust siiski suhteliselt leebe. Talle mõisteti pea 5-aastane vangistus, millest reaalselt tuleb ära kanda vaid 2 kuud. Ülejäänud jääb siis kohaldamata 5-aastase katseajaga, aga see katseaeg on 5 aasta pikkune ja nagu ma ka enne ütlesin, siis tema puhul määravaks saigi asjaolu, et ta tegelikult ise vabatahtlikult on juba üle aasta tegelenud oma seksuaalkäitumise ravimisega Viljandi haiglas. See kohustus tal nüüd selle kohtuotsusega jätkub, seda ravida pooleli jätta ei tohi ja samuti on ta nõus ka alaealisele kannatanule hüvitama mittevaralise kahju 10 000 eurot. Prokurör tõdeb, et mees on oma süüd täielikult tunnistanud, käib korrektselt ravil, täielikult isoleerituna tal poleks võimalik ravil käia.